Tere, mina olen Marta ja mul on väga hea meel tervitada esimeses Halastuse sõnum podcasti osas piiskop Philippi. Ja võib-olla paari sõnaga ütleksite, et kui kaua te juba Eestis olete näiteks olnud ja millal te ja kus te muidu pärit olete? Muidu ma olen piiskop Philipp ja olen olnud juba peaaegu 65 aastat katoliiklane. Ja muidu ma olen Prantsusmaalt pärit, Lõuna-Prantsusmaalt, seal kus on Baskimaa ja Atlanti ookeani lähedal, seal ma olen sündinud ja üles kasvanud ja koolis käinud ja kõik ja minu pere elab seal. Ja olen Eestis olnud juba 96. aastast alates, tähendab 29 aastat juba. Ja Eesti kodanik juba 20 aastat, nii et väga vägev, siis mina olen Eesti kodanik olnud kõigest 1 aasta rohkem kui teie. Aga siis ma asuks kohe nende küsimuste kallale, et me tahtsime rääkida teiega sellest, et mis üldse on katoliiklus ja miks inimesed on katoliiklased. Ja et võib-olla te siis kõige lihtsamalt, kuidas te oskaksite seletada, et mis on katoliiklus? Nii, muidugi katoliiklus on ka kirik, eks ole, see on katoliku kirik. Ja võib-olla see, mida ma tahaksin öelda, on see, et muidugi esimene mõte, mis tuleb võib-olla meelde, on see, et kuidas see kirik erineb teistest kirikutest. Aga ma arvan, et tegelikult kui tahame nagu sügavuti minna, siis peame ka ütlema, et milles just kirikud erinevad teistest religioonides, ühesõnaga, mida meie kristlased usume. Ja siis see, kuidas või milline täpselt on katoliku kirik, siis see saab selgeks. Meie kristlasena, meie usume seda, et Jumal on olemas muidugi, usume seda, et ta on keegi, ta ei ole mingi energia või mingi selline ürgne supp, vaid ta on keegi, kellega saab suhelda. Me usume, et ta on armastus. Ja me usume seda, et just sellepärast, et on armastus, ta tahab ennast jagada just oma või nende olenditega, keda ta loob, eks ole, ja eriti meiega. See tähendab, et just armastuse pärast Jumal loob meid, see on see, mida meie usume. Ja me usume, et Jumal on meid nii palju armastanud, et ta on tahtnud inimeseks saada. See, mis on muidugi see suur uudis, mida Kristus on meile tulnud, mis on unikaalne, keegi muud ei usu seda, välja arvatud kristlased. Ja see on Jeesus Kristus, siis Jumal, kes sai inimeseks. Ja me usume ka, et seesama Jeesus Kristus on asutanud kirikut, seda, mida me nimetame kirikuks, mis teeb, et tema sõnum jõuab meieni üle ruumi ja üle aja. Ja me usume, et see kirik, mida Kristus ise, millest on rääkinud, mida ta on asutanud, me usume, et see kirik püsib tänaseni. Ta ei ole kadunud, ta ei ole laiali läinud ja me usume, et ta püsib just selles kirikus, mille pea on Rooma piiskop kui Püha Peetruse järglane. Ja see on võib-olla see, mis eristab meid teistest konfessioonidest. Muidugi kõik teavad, see on Matteuse evangeeliumis, et Kristus ütles Peetrusele, sina oled Peetrus ja selle kalju peale ma ehitan oma kirikut. Kristus ehitab oma kirikut, mitte keegi muud. Ja me usume just, et see missioon, mida Kristus andis, usaldas Peetrusele, püsib edasi isegi siis, kui Peetrus on juba surnud bioloogiliselt ja füüsiliselt. Ja seetõttu meie jaoks paavst ei ole ainult mingi piiskop, kes on Roomas, vaid ta on eelkõige just meie jaoks Peetrus. Ja see on see, mis eristab meid kindlasti teistes kirikutes, kuigi
ka väga palju ühist selles mõttes, et kõik usuvad muidugi, et kirik on olemas, aga me usume, et see kirik veel on veel praegu tänapäeval olemas. Tänapäeval olemas just selle Peetruse järglaste näol ja et Kristus ise asutas sellesama kiriku. Ja nii et siis see on, mis põhiliselt eristab meid teistest konfessioonidest. Ja, teistest religioonidest esiteks. Sest meie kristlased, meil on oma vahel midagi ühist ka väga palju ja siis teistes konfessioonides ka. Ja aga kas on mõni praktilisem asi ka, mis eristab meid just nagu teistest konfessioonidest, et meie elus praktilisem? Ja, meie elus on see, et kristlase elu või katoliiklase elu toetub suhetele Jumalaga, eks ole. Ja need suhted, millise nad on, me suhtleme temaga, nagu ma ütlesin, sellepärast on keegi, mitte ainult sellepärast et midagi on olemas. Vaid ta on ikkagi isik. Ta on isik, ta on persoon. Ja siis me saame temaga suhelda, nagu meie saame suhelda iga persooniga ja see on see, mida me nimetame palveks. Ja lisaks sellele Jumal ise tuleb meile vastu. Mitte ainult, et ta ootab, et meie mõtleksime tema peale. Ta tuleb meile vastu otseselt ja see on see, mida kirik nimetab sakramentideks. Need erilised armuannid, mida Jumal annab meile teatud materiaalsete märkide kaudu, nagu on näiteks armulaua leib või ristimise vesi. Nii et need on need alused, aga kuidas olla, igal majal peab olema fundament, ilma fundamentita on selge, et maja ei püsi. Aga see ei tähenda, et maja on ainult fundament. Selle peale, fundamenti peale peab ehitama. Tähendab, meie elu muidugi ei piirdu ainult sellega, et me võtame sakramentid vastu või me palvetame, vaid sellega, et just see palve ja need sakramentid mõjuvad kõikidele asjadele, milles meie elu koosneb, eks ole, nii tööelu kui pereelu, kui sõbrad, kui kõik. Kõik suhted ja kõik. Aga mis te arvate, miks siis üldse inimesed hakkavad katoliiklasteks või Eestis on neid vähe, kes sünnivad juba katoliiklasteks, aga miks inimesed selle otsuse teevad? Ja ausalt öeldes ma olen sageli küsinud lihtsalt huvi päras, eks ole, ja isegi kui vahel on teatud põhjused ka, mis on tüüpilised, aga peab ütlema, et igal inimesel tõesti on oma väga isiklik lugus. Tähendab, et raske on öelda, et nemad tulevad selle pärast, et me laulame hästi või sellepärast, et meil on väga hea teoloogia või sellised asjad. On väga erinevad põhjused ja lihtsalt ma ütleksin, et iga inimese elus ühel hetkel paistab nagu kui Jumal kuidagi sekkub. Kas teise inimese kaudu, ühe inimese kaudu, või mingi lugemise kaudu või mingi selline isikliku kogemuse kaudu, mida inimene on saanud ühes kohas või ühel ajal. Ja mulle tundub, et see, mis on juhtunud selle inimese elus, see ei ole juhuslik. Aga samas see ei ole midagi, mida saab planeerida, eks ole, mis ta saab ette näha, see on lihtsalt, et Jumal sekkub iga inimese ellu. Ja siis vahel Jumal, kes just teab kõik ja teeb, et on inimesed, kes saavad kristlaseks siis, kui nad on juba täiskasvanud. See, mis oli näiteks esimesel sajanditel, see oli üldine reegel, peaaegu kõik olid niimoodi sees. Tähendab, et see, et keegi täiskasvanud saab katoliiklaseks, ei ole katoliku kirikus midagi uut, see on vastupidi see, mis on midagi vana. See on see, kuidas oli alguses. Aga on ka, Jumal teeb ka, et on inimesi, kes on sündinud katoliiklikes peredes, nagu mina näiteks, et
et ma olen sündinud just katoliiklikus peres. See ei tähenda, et siis me oleme nagu ette määratud, et nagu automaatselt asjad meie jaoks on et lihtsalt me järgime. Ma arvan, et niikuinii iga inimene on vaba, tähendab varem või hiljem tuleb selline hetk, kus inimene peab kinnitama kas oma valikut või seda valikut, mida on teinud tema nimel tema vanemad ja ristivanemad. Aga siiski muidugi ma leian, et see, et inimene on täiskasvanuna juba saanud sellist kutset, kindlasti on suur Jumala arm ja mingil määral mingi privileeg, võiks öelda. Aga nagu ma ütlesin, et isegi kui sa oled sündinud katoliiklikus peres ja et sinu valikud ühel hetkel, eriti kui inimene on juba teismeline ja nii, et siis tuleb selline moment alati iga inimese elus, kus sa mõtled, aga kas see, mida minu vanemad on teinud, on valinud, kas ma kinnitan seda valikut või mitte. Kas te enda elus, kui ma tohin küsida, mäletate seda hetke, kui te otsustasite? Ja, selline loomulik? Enam vähem küll, et kui olin täismeline, siis nagu alati, et tulivad kõiksugused küsimused ja kui ma olin kuskil 16, 17, mäletan, tol ajal ma õppisin ühes internaatis, lihtsalt kuna ma olen maalt pärit, siis külas ei olnud nagu, meil ei olnud sellist, ütleme, keskkooli või ja siis oli internaatis ja ma hakkasin mõtlema, vähemalt minu jaoks on, kuna ma olen alati olnud, kuidas öelda, reaalaine inimene, tähendab, et õppisime kõiksugused asju teaduse kohta ja minu jaoks oli alati selline probleem, et kuidas just teadus ja usk, kuidas nad klapivad, eks ole, või seal kui tundub, et mitte, et ei klapi, aga kas see nii. Ja siis tuli selline moment, kus tõesti ma ei olnud väga kindel, siis mida ma teen. Aga siis mäletan veel, et ühel hetkel ma mõtlesin, olgu, aga ma ei tea või mul ei ole enam väga selge, kas Jumal on olemas või mitte. Aga anname Jumalale mingit veel võimaluse, ütleme nii. Ja siis ma ütlesin, et 6 kuud püüan uuesti, ma käisin kirikus juba, aga juba kirikus käia nagu ise või sellepärast ma tahan ise mitte sellepärast, et ma käin kirikus koos emaga näiteks, vaid lihtsalt seda võtta omaks ja siis vaadata, kas kui 6 kuud on läinud, kas mul on selgem pilt või ja siis ma jätkan või kui mitte, siis siis jätame maha. Ja need 6 kuud möödusid ja ma ütleks, et pärast seda mul oli juba kõik selge. Aga pärast seda mul oli küll selline selgem tunne, et see asi on seda väärt. No väga tore, rõõmustav siin meile eestlastele. Aga kuidas üldse siis nagu saadakse katoliiklaseks, kui näiteks nüüd täiskasvanu eas seda teekonda alustatakse, et mis on nii-öelda mingi esimene samm või mis erinevad nii-öelda ajajärgud või tuleks nagu läbi käia, et siis seda? No kui inimene on täiskasvanud, siis kuidas saadakse katoliiklaseks, ma ütleksin nagu päris alguses, nagu esimesel sajanditel, ainult et ilma lõvideta, ilma selliste tagakiusamisteta õnneks. Aga see tähendab, et peab valmistuma, sest esimese kristlased, ja see on alati midagi, mis on mind liigutanud, nad ütlesid, et ristimine on suur kutsumus. Nad ei ütelnud, et nüüd ma tahan ristimist, või ütlesid, see on kutsumus, see on eluvalik.
ja seetõttu sa pead valmistuma tõsiselt, mitte ainult, sa ei ole ainult selline rituaal, mida sa täitad, midagi muud. Ja seetõttu oli selline nagu ettevalmistus, mille nimi oli juba alguses peale katehees, mis tähendab mitte ainult, et meie õpime asju, vaid et inimene juba hakkab elama nii nagu kui ta oleks juba kristlane või katoliiklane või ristitud, isegi kui ta veel ei ole. See oli juba teisel 3. sajandil see, kuidas see kateheesi mõte, katehees tol ajal kestis rohkem aegad, kestis aastaid ja vahel tegelikult tagakiusamine tuli ette enne seda, kui inimene sai ristitud. Praegu õnneks meie ei ela sellises nii traagilises olukorras, kuigi maailmas on veel kohti, kus on enam-vähem nii. Aga praegu see katehees näeb ka niimoodi välja, et tõesti see on eluvalik, tähendab, sa püüad reaalselt elada katoliiklasena, isegi kui sa veel ei ole. Ja kuna meie elu eesmärk on armastada Jumalat, aga meie ei saa armastada teda, kui meie ei tunneta teda, kui meie ei tea, kes ta on, siis on ka see või need loengud või see, et meie püüame õppida ja süvendada rohkem seda, et kõik seda, mida kirik ütleb meile Jumala kohta. Muidugi Jumal, keegi ei ole teda näinud ja ta ületab kõik seda, kes me oleme ja mida meie teeme, aga vähemalt nii palju kui püha kiri, nii palju kui kiriku traditsioon, nii palju kui kiriku õpetus meile ütlevad, kes see Jumal on, kes tahab nii kangesti mind kutsuda enda juurde, siis püüame seda õppida. Seetõttu see võtab aega. Meil siin Tallinnas umbes ütleme septembris kuni maikuuni läheb see ettevalmistusaeg. Vahel inimesed imestavad, aga kuidas te ei saa mind kohe ristida. No muidugi kohe me võiksime ka ristida, aga tõsi pole mõtet kiirustada ühe asjaga, millega on seotud kogu sinu elu, eks ole. Nii et kui asi on väärt, siis see võtab aega selleks nagu valmistuda, seda avastada ja seetõttu natukene aega on alati vaja ja kirik palub seda, sest ta teab, et inimene mitte ainult, et ta vajab Jumala armu, see, mis on selge, see on kõige tähtsam ja ristimine on Jumala arm, aga ta vajab ka seda omaks võtta ja see enese avamine Jumala armule ja see võtab aega. Ja et ka teada, millele täpselt sa nii-öelda jah ütled, eks ole, või mida sa ka ristimises vastu võtad. Ja sa pead aru saama, et lasta ennast ristida, see tähendab tõesti, et sa ütled jah Jumalale. Mitte ainult, et sa ütled jah sellele, et üks preester valab vett sinu laupale, vaid et sa ütled jah Jumalale. Ja kogu eluks. Ja. Ja muidu lastena siis lihtsalt ristitakse lapsena ja siis see teeb neid katoliiklaseks või kuidas lapsena? Tähendab, mind ristiti, kui ma olin 2-nädalane, nii et muidugi ma ei mäleta midagi. Aga muidugi oli vanemad, ristivanemad, kes ka nagu aitavad kaasa ja siis pärast, kui noor laps on juba ristitud, siis tavaliselt kirik ütleb, et kui laps on juba 6-7-aastane, see on see nimetatud nagu mõistuse vanus, kui laps saab eristada, mis on õige ja mis on vale ja miks on õige ja miks on vale, siis kirik ütleb, et ta on juba võimeline vastu võtma sakramentid ja siis ta peab ka pihil käima ja siis armulaual käima. Pihil käimine eeldab seda muidugi, et lapsel oleks mingisugune arusaam, eks ole, et tema elus on olnud asjad, mis ei olnud väga õiged, ta ei tahtnud kuulda seda, mida ema ütleb või ta ei tahtnud kodus aidata ja nii edasi, et muidugi väikse lapse puhul
sellised momentid on just nagu lapse omad, eks ole. Aga juba kui ta näeb, et see, mida ma tegin nüüd, see oli õige. See, mida ma tegin eile, see oli vale. Siis ta saab juba pihil käia ja lapsed käivad väga hästi pihil palju paremini kui täiskasvanud. Nad on nii siirad. Ja, täiskasvanud ei ole nii siirad, teevad asja keeruliseks vahel, otsivad endale õigustusi ja lapsed ei otsi, ta ütleb asju nii, nagu nad on. Ja kas on veel kateheesi kõrval mingisugune võimalus, ma ei tea, preestriga ise rääkida või et teisi võimalusi kirikul, kuidas valmistuda? Ja katehees on isiklik teekond, see on selge, seetõttu ma alati nagu rõhutan seda ja püüan ka, et iga inimene, kes käib kateheesis, kes käib loengutel, niikuinii ta peab rääkima isiklikult kas minu või mingi teise preestriga, sellepärast, et kõik see, mis sobib kõikidele, see on tore, aga see isiklik moment, kuidas minu suhted Jumalaga arenevad ja kuidas teha, nad areneksid, see on midagi, mida ma vajan, ütleme, ja ma vajan, keegi ütleks seda just mulle, mitte üldiselt, vaid isiklikult. Kuidas sina sa võiksid teha, et pida rohkem palvetama, et võib-olla lahti saada teatud probleemides või teatud nõrkustest. Nii et see isiklik moment on väga tähtis, sest see on just see, mida kirik nimetab pühaduseks, eks ole, või see on pühaduse tee vähemalt algus ja see ei saa olla mitte isiklik, see saab olla ainult niimoodi isiklik ja sest usuelu ei ole kunagi selline massiline asi või see, mida me teeme kõik koos ja vaid igaüks areneb individuaalselt. Me oleme solidaarsed omavahel, see on see, mida kirik nimetab pühade osaduseks. On teatud solidaarsus, seetõttu meie aitame üksteist ja seetõttu ei ole hea käia usuelu teel, ütleme üksi. Isegi kui usk on isiklik, aga nagu üks paavst ütles esimesel sajandil, Püha Damasus ütles, et Jumal on üks, aga ta ei ole üksi. Ja samamoodi meie igaüks meist võib öelda, et mina olen üks, aga ma ei saa olla üksi. See ei kanna vilja. Need me oleme koos teistega, teised aitavad meid, teised palvetavad meie eest ja meie palvetame nende eest ja aitame neid. Aga muidugi selleks, et igaüks ka nagu areneks, eks ole, ja see on juba individuaalne, see on see, kuidas Jumala arm tegutseb iga inimese südames ja alati erineval viisil. Ja mul tuli üks oluline küsimus meelde veel seoses, et nagu katoliikluse sõnaga, et mida see katoolne kirik tähendab või katoliiklik kirik? Katoliiklik tähendab mitte ainult universaalne, vaid see on tegelikult see sõna, mida Nikaia ja Konstantinopoli kirikukogude isad kasutasid, et väljendada seda, et kirik õpetab ühte ja sama asja igal ajal, igal pool. See on see, mida see katoliiklikkus tähendab, et kirikuõpetus on ja jääb. Seetõttu me ütleme, et ta õpetab ühte ja sama. Aga samas kiriku missioon, see on just meieni tuua Kristuse nagu õpetust siis üle ruumi ja üle aja, see tähendab, et kuni maailma lõpuni ja igal pool maailmas. Seetõttu kirik on tõesti, ta on geograafiliselt enam-vähem igal pool, on võib-olla öelda, aga ma ei tea, Mongolias võiks olla rohkem katoliiklasi ja nii, aga ütleme praegu võib öelda, et peaaegu igal pool. Ja see tähendab, et teatud universaalsus on, aga lihtsalt see universaalsus
tähendab midagi enamat kui see, et meid on igal pool, et on katoliku kirikuid igal pool. Vaid, et igal pool ka õpetatakse ja, sama õpetatakse ja see kehtib sama, igal pool. Inimene ükskõik, kus ta käib, siis ta teab ja see, mida seal talle öeldakse, see on seesama, mida apostlid ütlesid esimestele kristlastele. Ja et on võimalik osaleda missal näiteks ka igal ja, pool. Ja muidugi on võimalik osaleda missal ja igas katoliku koguduses on ka kõiksused tegevused või ma ei tea, kas bibliringid või palvegrupid ja nii, mis on mõeldud just, et hoida ja kasvatada neid suhteid Jumalaga. Mis on tõesti see kulminatsioon, võiks öelda, kuna see on meie kõige otsesem kontakt Jumalaga. Aga samas on selle ümber on ka palju, mis aitab just, et meie võib-olla sügavamalt võtaksime osa missast. Nii, ja siis ma tahtsin veel küsida selle Eduard Prohvetlihi kohta, piiskop Eduard Prohvetlihi kohta, kes on eestlastel oluline ja nüüd eestlased saavad siis esimese oma pühaku 6. septembril, et kes ta oli ja miks ta nii oluline oli, et temast nüüd pühaks saab. Ja muidugi see on väga suur sündmus 6. septembril Vabaduse väljakul Tallinnas on see esimene õndsas kuulutamine Eesti ajaloos. Seda ei olnud üldse varem. Ja kes peapiiskop Prohvetlihi oli, ta oli esimene katoliku kiriku piiskop Eestis pärast reformatsiooni, sest nagu meie teame, pärast reformatsiooni need 3 katoliku piiskopkonda, mis olid tol ajal Eestis, lihtsalt läksid laiali, ei olnud nagu mingi paavsti otsus selle kohta, aga lihtsalt see de facto. Eestis oli 3 piiskopkonda enne. Ja üks oli Tallinnas, teine oli Tartus ja 3. oli Saartel. Nii et ja siis see, mis juhtus, on see, et kui Eesti sai iseseisvaks 1918. aastal, siis mõned aastad hiljem Rooma paavsti ja ma arvan, see oli ka teatud usalduse märk Eesti tuleviku suhtes. Otsustasin, nüüd oli aeg taastada Eesti katoliku kirikut kui nagu eraldi, ütleme. Ja siis nimetada piiskopi. Ja seetõttu peapiiskop Prohvetlihi sai piiskopiks ja peapiiskopiks pühitsetud 36. aastal siin Peeter Pauli kirikus. Ja siis tuli, nagu me teame, tulid traagilised asjad, need Nõukogude okupatsioon. Piiskop Prohvetlihi, talle soovitati Eestis lahkuda või Eestis mitte tagasi minna, kui ta oli Roomas. Ja siis ta küsis paavsti käest, mida ma peaksin tegema selles olukorras. Tundub, et kõik võimalused on halvad võimalused. Ja paavst ütles talle, tehke seda, mis tundub teile parem Eesti katoliiklaste jaoks. Ja siis ta otsustas ta jääb Eestisse. Ta teadis, et see asi vist lõpeb halvasti tema jaoks, aga ta otsustas nii. Ja tõesti juunikuus 41. aastal nagu tuhandeid eestlasi, siis teda arreteeriti ka ja küüditati Kirovisse, mis asub Põhja-Venemaal, kus ta oli 6 kuud. Ja siis meil on säilinud kõik tema üle kuulamisprotokollid, see, mis on väga väärtuslik asi. Peab ütlema, et KGB bürokraatia oli väga efektiivne, nagu me teame. Sest tänu sellele meie, ütleme, need ülekuulamisprotokollid on nagu aken peapiiskopi nagu mõttedesse ja mõttemaailma peaaegu kuni tema surmani. Ja siis me saame näha, et tõesti ta püsis usus ja lootuses ja armastuses kuni lõpuni. See, mis on vajalik ja siis ta ohverdas oma elu Kristuse eest ja nende inimeste eest, keda Kristus oli talle usaldanud. Ja seetõttu ta on märter.
muidugi palju inimesi surid, tuhandeid ja tuhandeid eestlasi, nagu ma ütlesin, suri Kirovis ja mujal samal ajal. Aga teda arreteeriti peamiselt sellepärast, ta oli katoliku piiskop esiteks ja siis teda mõisteti surma. Ta pidi surema ja meie saime teada lihtsalt seda, et ta suri paar nädalat enne selle tema karistuse nagu täideviimist. Ja. Me teame seda lihtsalt sellepärast, et Moskvast see NKVD peakorter ühel hetkel küsib Kirovi juhtkonna käest, aga mis on saanud Profitli, siis kas ta on juba maha lastud või mitte. Ja siis see Kirov vastab ei, sellepärast, et ta suri enne karistust. Meie arvame on ajaloolised oletavad, et võimalik, et ta külmus surnuks. Aga igal juhul seetõttu ta on märter, mitte ainult sellepärast, et ta on surnud, vaid sellepärast, et teda mõisteti surma ja sellepärast, et tema ise, ütleme, meelega ja ohverdas oma elu ja tuli ja jäi Eestisse just armastuse pärast oma koguduse ja Eesti riigi vastu. Pärast seda aeg möödus, tema pere sai teada, et oli surnud ainult siis, kui lõppes Nõukogude Liit. 50 aasta jooksul nad ei teadnud. Üldse temast mitte midagi. Ja huvitaval kombel oli kogu aeg inimesi, kes ütlesid, aga ma arvan, et ma olen teda näinud Siberis või Kasahstanis või Magadanis. Ja paistab, et sageli juhtub niimoodi, et inimesed, kes nad arvavad siiralt, nad ei valita, aga arvavad, et nad on teda näinud, ka tegelikult nad ei näinud. No lootus sureb viimasena. Ja siis pärast seda me hakkasime rohkem uurima tema elu, tema tegusid. Ja siis algas see pikk metsas kuulutamise protsess, millega just kirik tahab kuulutada inimese pühakuks või õndsaks, mis pühak või õnnis on enam-vähem sama asi, ei ole väga suurt vahet. Ja kes on pühak või kes on õnnis, ta on meile eeskujuks ja eeskostjaks. Eeskujus, ja ma arvan, et kõik kristlased on sellega nõus, et eeskujus tähendab, et iga inimene vajab eeskujusid oma elus, eks ole. Väga sageli meie vanemad on meile eeskujuks, mõned õpetajad eeskujuks, mitte kõik, mõned õppejõud on meile eeskujuks, mõni, ma ei tea. Ja kuna usk on meie elus tegelikult see kõige tähtsam, siis on ka loomulik, et on ka inimesed, kes on meiega sarnased, kes on ka meie patused, aga kes on meile eeskujuks. See on üks asi. Teine asi ja muidugi sellega võib-olla teised kirikud, mõned teised kirikud ei jaga nagu seda protsentid, seda arvamust, aga me usume, et pühak ei ole ainult, kuidas selle mineviku mälestus. Ta annab lihtsalt selline mälestus inimesest, kes on eriti tubli olnud aastad ja aastad tagasi. Me usume, kuna Kristus on ütelnud, et Jumal ei ole surnute Jumal, vaid Jumalate Jumal. Elavate Jumal, elavate Jumal, siis me usume, et pühakud nad on meie kõrval. Nad elavad, isegi kui meie ei näe neid, aga nad on meie kõrval ja nad palvetavad meie eest. See on see, mida just tähendab olla eeskostja. Nad on reaalsed, elavad, konkreetsed inimesed, mitte ainult ilusad mälestused ilusast minevikust. Ja see on see, mida me usume just peapiiskop Profitli puhul, mitte ainult, et on meile tubliks eeskujuks, vaid on Jumala juures. Ja kui ta on nii palju armastanud Eestit, siis kui ta oli elus siin maa peal, siis sa võid ette kujutada, kuidas ta praegu palvetab Eesti ees ja armastab
tema armastus on veel Jumala juures palju tugevam ja palju suurem, kui ta oli siin maa peal. Seetõttu ma arvan, et see on väga loomulik just mõelda, et need, kes on meid armastanud, siis kui nad siin maa peal olid, nad armastavad meid veel rohkem nüüd, kui nad on Jumala juures, kes on just täielik armastus. Nii et eestlased saavad nii-öelda ühe eestkostja endale Jumala juures juurde ja see on see, miks on oluline ta eestlastele just. Just ja ma arvan, et peapiiskop prohvet Liis ta andis oma elu Eesti eest ja eestlaste eest. Sa ei saa rohkem anda, eks ole. Nii et seetõttu, kui ta andis oma elu siin maa peal eestlaste eest, me võime ette kujutada, kui palju ta võtab kuulda need palved, mida meie esitame Jumalale just tema eestkoste kaudu. Sest me ei tohi ka unustada, et pühak ei anna meile armu või ei tee midagussid. Ta palub meie eest. See on see, mida katoliku kirik on alati ütelnud ja alati teinud. Meie palume asju Jumalale, aga meie pühakutele meie palume ja palvetaksid meie eest. Ja miks on nii tähtis, et nad palvetaksid meie eest, miks meie ei saa otse Jumalale paluda ja muidugi meie saame Jumalale paluda otse ja me teeme seda, aga peab arvestama sellega, et pühakutse on Jumala loomingu kõige ilusam osa. Ja ma arvan, et meie kõik saame aru, kui näiteks maa peal vanemad, kui neil on lapsi, siis muidugi neil on hea meel, kui keegi ütleb neile, nende vanematele, olete väga tublid, olete midagi head teinud. Aga ma arvan, et vanematel on veel parem meel, kui keegi ütleb nende laste kohta. Teie lapsed on midagi head teinud. Ja ma arvan, et Jumalaga on sama asi, kui meie palume pühakute eestkost, et tegelikult meie anname Jumalale au selle eest, mida ta on teinud nende pühakute elus. Kui vastupidi, need, kes on kõige rohkem saanud Jumala armu, kui meie ei pöörduks nende poole, see oleks nii nagu kui Jumal on nii palju teinud nende inimeste elus, aga meid see ei puuduta. Ja see on niimoodi olla. Seetõttu ma arvan, et pühakud ei lahuta meid Jumalas, vaid vastupidi, viivad meid rohkem Jumala juurde. Nii et pühakuks kuulutamise, üleüldiselt kõikide pühakuteks kuulutamise eesmärk ongi, et siis meil oleks eestkostjad Jumala juures või kuidas otsustatakse nagu, et nüüd teda on vaja pühakuks kuulutada või miks üldse kuulutatakse? Lihtsalt kirik väga pikalt uurib kõik seda, mida see inimene on teinud, on mõelnud, on ütelnud. See on palju põhjalikum kui tegelikult ajaloolase töö, sest ajaloolane, tema töö on just analüüsida neid tegusid ja seda kontekstis, kus inimene elas. Aga ajaloolane tavaliselt ei püüa teada, mis oli selle inimese südames, hinges või peas, eks ole. Aga see, mida kirik peab teadma, kuna pühadus on midagi intiimset, midagi, mis on meie sees, siis ei piisa selles, meie teame, mida prohvet Liis on teinud või kus ta on surnud, aga me peame teadma ka, mis oli tema hinges, mis oli tema südames, siis kui ta suri. Siis on väga pikk töö, seetõttu see võtab aastaid ja aastaid. Ja siis ühel hetkel, kui võib öelda, et meil on moraalne veendumus, et siis inimene on olnud meile eeskujuks ja siis kirik kuulutab seda. Kirik ei tee kedagi pühakuks, Jumal teeb pühakuks, aga ta kuulutab seda, mida Jumal on teinud selle inimesega ja ta kuulutab, et see on rõõmu sõnum, see on hea uudis, eks ole, et veel üks inimene, kes on võtnud väga sügavalt Jumala armu vastu ja sellele vastanud ja me võime rõõmutseda selle üle.
Ja kuidas need inimesed nagu avastatakse, kelle kohta, keda võiks pühakuks kuulutada, et meie siin võib-olla lihtsalt avastasime, et et saime tema protokollida kuidagi need, et ta on midagi suurt ära teinud, aga ma ei tea, püha Lisieux Therese, et kes tema eest näiteks kostis või kuidagi. No muidugi, esiteks pühakud on, me räägime pühakutesse siis, kui inimene on surnud, nii et eluajal me seda ei saa. Aga on inimesi, kes on surnud, kes surmaajal on näha, eks ole, kas selle pärast nad on märtrid olnud või selle pärast, mida nad on, kuidas nad on mõjunud teiste inimeste elule, mida nad on kirjutanud. On inimesi, kes on, kelle kohta võib öelda, et ma arvan, et tema elus on olnud selline pühadus. On ka väga palju teisi inimesi, kelle kohta ma ei kahtle, nad on olnud surnud, nad on olnud pühakud sisuliselt, aga lihtsalt sa ei jõua seda kõiki ei jõua nagu kontrollida ja ma arvan, et koos peapiiskop Prohvetlišiga usun küll, et on palju inimesi, keda me võiksime kuulutada pühakuks. Eestis? Jaa. Aga väga raske oleks midagi tõestada, eks ole, sellepärast, et nendest ei ole midagi jäänud, sellepärast, et aga peaasi on see, nad on pühakud Jumala ees igal juhul. Kui mõned nende seas võivad ka olla pühakud inimeste silmis, siis on hea meie jaoks. Aga nende jaoks ei muuda midagi, nad on juba Jumala juures. Ja kas te oskate öelda, kaua siis nüüd see Prohvetliši õndsaks kuulutamine on aega võtnud, et te alustasite minu arust juba väga ammu? Tähendab, esiteks inimesed hakkasid uurima tema elu juba siis, kui need Moskva arhiivid avanesid, tähendab 91. aastal. Aga ametlikult see protsess algas, see kanooniline protsess algas, kiriklik protsess algas aastal 2003. See tähendab 22 aastat tagasi. Nii pika aeg. Nii et seetõttu me võiksime ka kirjutada raamatut ainult selle protsessi kohta. Aga see võttis nii palju aega ja ma arvan, et see oli vajalik ja muidugi peab ka ütlema, et kui inimene on surnud seal kaugel sellises tingimustes, kus see oli sõja ajal, see oli, see on selge, et see võtab rohkem aega, kui siis, kui inimene on oma kodus surnud. Sest et vist temast järgmisel päeval ju kuulutatakse veel Carlo Acutis. 7. septembril, siis pühapäeval Vatikanis toimub kahe noore inimese pühakuks kuulutamine. Mõlemad on itaallased, üks on inglane ja itaallane pere sidemed tõttu või. Siis esimese nimi on Carlo Acutis ja teine on Pier Giorgio Frassati. Nad on kaks noort inimest, kes on tõesti väga erisel viisil elanud oma usku ja kes mõlemad, aga mitte samal ajal, aga Frassati oli 20. sajandi alguses ja Carlo Acutis 21. sajandi alguses, kes haigestusid niimoodi raskelt ja surid just haigusest. Ja seal on muidugi väga tähtis see, et see on noor inimene, kes võib eriti just noortele nagu eeskujuks olla, sest just nende elu näitab seda, kuidas tavaline noor oma tavalises elus võid ka elada väga kangelaslikult kõik kristlikke voorusi ja samas olla selline rõõmus ja noor inimene. Seetõttu on öelda, et erinevad pühakud kõnetavad võib-olla rohkem erinevaid inimesi. No väga tore, aga siis võib-olla kunagi kohtume veel siin saates. Kindlasti, hea meelega. Ja 6. septembril siis Vabaduse väljakul. 6. septembril kell 11
Vabaduse väljakul on see suur õndsaks kulutamine ja meie meenutame ka kõik eestlasi, kõik kõik Eesti küüditatud ohvreid. Ja see annab 23 000 inimest ja see on selline ökumeeniline moment ja üks päev varem meie sadakond vabatahtlikku loeb kõik nimesid, see on 23 000 nimi, kõik need, kes on surnud seal 40. aastatel. See on selline sümboolne viis neid meeles pidada, palvetada nende hinge eest ja vähemalt meeles pidada. Olgu, aitäh ja siis kohtumisteni. Aitäh teile.